lähme täna kände puurima. Meie hommik algas siis täna sellega, et me tulime siia platsile ja umbes täpselt samal ajal jõudis ka masin. Me siis tellisime endale ekskavaatori, millel saab panna kännufreesi ja 2 koppaga, millega me saame siis siin natukene töid teha. Nagu te nägite, siis mõni episood tagasi olid meil labidad, millega me kaevasime väikseid aukesi. Ja me vist kavatsesimegi oma oksakääride ja labidaga siin hakata möllama. Aga tuleb välja, et selline ettevõte nagu Fortal rendib sulle erinevaid masinaid, nii suuremaid kui väiksemaid. Ja sa saad rentida neid masinaid omaette, aga sa saad ka koos juhiga neid rentida, kui sa ise tunned, et sa ei julge. Ja need on väga mõistliku hinnaga. Iseenesest selle kasutamine ei tundu väga keeruline ja peale lühikest koolitust oskab Madis juba päris hästi sellega liigelda. Nüüd meil tulevad 3 pikka päeva, kus Madis üritab peamiselt siis selle ala, kuhu meil kunagi elumaja tuleb, puhtaks saada, aga ideaalis kõik kännud eemaldada, mis me tahame. Ja võib-olla me jõuame ka seda auku, mis ma hakkasin käsitsi kaevama, selle ära kaevata ja meil on 1 projekt veel, mida tahaks teha, ehk siis tööd jagub. Vaatame, kuidas see tänane päev meil läheb. No, Madis, kuidas tundub? Tundub lebo. First one down! Ja kuidas siis on? Vajab harjumist, aga väga kiiresti saab selgeks. Jah? Ma viin ta kõigepealt sinna. Mul on nagu plaan, et ma tahan seda äärt seal teha. Jaa. Meil on 3 päeva ja ma vist olen siin hommikust õhtuni. Pigem, jah. Ja siis me tahan terve selle ääre teha ära, kust tuleb nagu see hekk ja siis sinnapoole, kuhu me tahame maja teha. Aga see on nagu ilgem töö. See võtab lihtsalt kaua aega. Lähme piilume, mida mu mees teeb. Millega ta hakkama on saanud. Kuidas tunne on? Nüüd on see skeerifaart, see osade vahetamine. Kas mul jäid kõik asjad meelde? Hopsti. Siin on juba midagi toimunud. Ma osad siit eest võtsin ära. Päris mitu tükki sain juba. Jaa. Nagu slow going selles suhtes, et meil on nii palju teha. Õnneks meil on mitu päeva. Now I have to see if I remember everything correctly. Masin ei lähe tööle. Ei olnudki katki. Nägu on küll natuke umbusaldav. Ja selline siis täna meie päev tulebki. Aga me ka tänulik sellele, me saime need masinad. Sellepärast, et ma ei tea, mis me mõtlesime, et me hakkame seda kõike maad oma kätega välja juurima. Tegelikult esialgne plaan oli võtta 1 autorehv, sest ma olen näinud, et nii saab ka. Sa võtad ühe autorehvi ja paned selle kännu külge koos ketiga ja siis autoga tõmbad nagu selle välja, aga meie väike auto oleks ilmselt pilbasteks läinud, esiteks. Ja teiseks, neid kände on natuke liiga palju, et niimoodi ükshaaval neid välja tõmmata, nii et nüüd on hea, me saame kopaga väiksemad välja kaevata ja suuremad välja freesida, vist on õige sõna. See masin, mida meie kasutame täna, on EZ26, aga neil on igast põnevaid masinaid, nii et kellel on mingisuguseid suuremaid töid vaja teha, siis ma kindlasti soovitan sealt leheküljelt vaadata. Enne kui Madis meil siin täiesti 1-0 selle maa sõidab, siis ma tulin metsmaasikaid korjama. Metsmaasikates on väga palju rauda, kellel raud madal, siis minge maasikaid korjama või jooge metsmaasika leheteed, seal on ka palju rauda. Tund aega oleme teinud, mis muljad on? Me oleme 3 kändu teinud. Ei ole rohkem ju, vähemalt 6. Kihvt on, aga natuke hirmus ka. See on ei suurt masinat kasutanud. Tegelikult nagu suht lihtne. Aga seal on sellised nagu samme, mida proovin mitte ära unustada. Pärast on nagu paha. Aga muidu on väga äge. Teeb kogu töö ära, ma just chillin seal, ma muusikat, ma ei tea.
täna vähemalt ilmaga vedanud, päike on pilve taga täpselt, ei paista lagi pähe ja mida sa ütlesid? Jaa, mega hea. Madis sai kopaga esimese kännu kätte. Ise nii õnnelik. Tuli välja, et Madis tegi hoopis kännu märgistustööd, mitte ta ei märgistanud puid, mida alles jätta. Väike change of plans, et ma siit otsast ei tee, et ma liigun sinna poole. Nii hea puidulõhn on. Siin on mu esimene katsetus on ju, kus ta oli nagu suur känd ja siis siit on näha, et see külg jäi maha. Aga õpetati ka, et siis peaks nagu mitu tükki tegema. Ma proovisin, aga kuna ta on nagu siukene, ta on pealt juba nagu nii pehkinud, eks ole, siis see puur libiseb mahu. Siin on teine, aga siis no järjest nagu targem. Siin on samamoodi, et ta oli nagu suur ja siis need ääred jäävad alla. Selle saaks idee poolest kopaga lõkata, aga see on nagu okei. Olen täitsa maha võetud sul. Jaa, mõni õnnestus väga hästi. Et peab nagu oskama sihtida. Ja siis ma sain selle kopaga ka tõstetud siuksed jupid. Aga nüüd lähed teisele poole, jah? Jah, nüüd ma hakkan sealt poolt pihta. Tavai. Aga selle kohta, et meil on see masin siin olnud alla 2 tunni, siis päris hea töö minu meelest. Ei ole nüüd kuidagi sponsoreeritud klipp, aga teate, kui suur Nopri talu fänn ma viimasel ajal olen. Ma hakkasin neid jälgima peamiselt TikTokis ja minu meelest, kes iganes neile sotsiaalmeediat teeb, peaks saama kindlasti palgatõusu, sellepärast et minu ostsid nad ära. Neil on väga äge sisu ja väga head tooted. Soovitan. Väike paus. Tuleb välja, et on veel lihtsam, kui ma alguses arvasin. Selle paigaldamisega ei saanud kohe hakkama, aga tegelikult see oli mu oma rumalus, et lihtsalt pidi natukene jõudu rakendama. Ma olen siin tüherdanud selle ala ära. Tegelikult peaks nagu natuke ettevaatlikumalt, vähem pöörama. Aga eks see siin oli nagu siukene katsetus. Ja siis tänase eesmärk on, et vaadata, kui palju ma siit poolt jõuan. Tehtud. Siin on nagu läheb siukene lagerada, et seda ei pea tegema, aga lihtsalt, et kaardistada siis seda, kui palju ma nagu jõuan ja siis aru saada, et mis homme tegelikult eesmärk on, sest et tegelikult peaks tagant tegema. Aga noh, 2 päeva on veel ja tegelikult ilgelt tahaks selle tee ääre puhtaks saada, aga nagu te näete, siis siin ees on päris palju kände. Vahi kui põnev. Siit tulid välja mingid klaasikillud, mingid ägedad nõud ja üks selline. Ma arvan, sellist pahna võib siin väga palju olla veel. Noh, mis magad? Lego! See on natuke selline tunne, nagu sa oleksid seal. Mis need mängud on, vaata, kus sa saad võita mingid mänguasju. Sul on see punane joystick ja seda konkskätt. Konkskäsi! Vihma hakkas sadama. Ma sain ka proovida, kuidas on siis selle masinaga möllata. Väga äge on, meeldib ja nüüd ma kõnnin lõkkeplatsile, et hakata tegema juba väikseid teisi projekte. Ma märgistan ära selle platsi, seepärast et ma tahan teha sinna selle sama lõkkeplatsi natuke suuremalt. Ka selleks on mul kõigepealt vaja teha ring maa peale, märgistada ära, kust kopaga kaevama saab hakata. Meil on siis hetkel plaan selline, et ma löön siia platsile ühe toika püsti, siis võtan ühe köie ja panen selle toika ümber, et ma saaksin teha ringi. Selleks, et see ära märkida, ma võtan spreivärvi ja siis spreivärviga lasen selle maa peale. Ja kui nüüd me lõpetame kändude freesimise, siis ma saan kopaga selle mulla siit ära tõsta, siia tuleb auk, on vaja ära tampida see muld ja siis me hakkame juba vaatama, mis sellest lõkkeplatsist edasi saab. Aga kuna mulle meeldib oma teadmisi teiste inimestega jagada, siis siin on tänane lifehack ka teile. Kui te spreivärvidega teete ja te lõpetate selle kasutamise, siis iga kord on vaja see panna tagurpidi ja lasta see tühjaks. Nii kaua, kuni värvi enam ei tule. Siis ta ei kuiva ära ja siis on seda mugav järgmine kord jälle kasutada. Juhtus midagi väga hirmsat. Juhtus siis selline asi, et me peame minema Kalli abikaasale appi. Mul hakkas natuke kõhe, ausalt öeldes. Väga tubli olnud, kallis.